Tere tulemast vaatama Vapruse taskuhäälingu 4. osa. Mina olen teie saatejuht Enrico Veensalu ja minu kõrval istub Ranet Ristikivi, Vapruse äärekaitse. Tere! Algan peale siis. Ranet, räägi, kuidas sa jalgpalli juurde üldse sattusid? Mina sattusin jalgpalli juurde lasteaia lõpul, kui käis Mart Paume lasteaias jagamas mingisuguseid lipikuid ja kutsus trenne. Okay. Ja mis siin nagu siis selle pushi tegi, et sa nagu tahaksid minna jalkat mängima? Tegigi see, et ma olin väike suur poiss ja mõtlesin, et tahaks nagu sporti teha ja jalgpall tundus tolle kõige põnevam. Okay. Sest oli tulemas ju 2006 MM oli just läbi ja 2008 oli tulemas ja siis mõtlesin, et see tundub siuke jube huvitav ja minule mõeldud spordiala. Okay. Aga kas nagu enne seda, kui sa läksid jalgpalli, kas sa tegid mingit muud sporti ka või ei teinud mitte midagi? Ei, jooksin lasteaias ringi lihtsalt ja mängisin peitust. Okay. Aga jalgpalli ajal, kui sa nüüd läksid, siis peale lasteaed jalgpalli, kas sa siis tegelesid mingi teise spordialaga ka või ainult oli jalgpall main fookus nagu? Põhiline fookus oli ikkagi jalgpallil, aga paar korda proovisin sõudmist, vist 3 korda käisin karate trennis ka, aga ei, põhiline fookus oli ikkagi jalgpallile. Okay. Midagi muud siuksest ei tahtnud teha väga. Miks siis mingid teised alad, sõudmine või karate nagu külge jäänud? Sõudmine oli jube raske ja karate tundus, ma mõtlesin noorena, et vaata saab kohe hakata võitlema värki, aga just oli palju rohkem tehnikat ja siis ma ei viitsin käia sellest. Aru saada. Kui sa nüüd läksid siis lapsepõlves esimesse trenni, Mart Paum oligi su treener, eks? Jah, Mart Paum. Ja kaua siis sa tema käe all trenni tegid ja kuidas tema käe all üldse nagu, kui palju sa nagu üldse mäletad ja kui nagu tore või hea või kuidas ise nagu kirjeldad seda kogemust? Ma ei mäletagi, kui kaua ma temal täpselt olin, sest mingi aeg ma olin 2001 vanus ja see vanusgrupp läks laiali 2002 ja 2000. Aga kuna ma ise olin tol ajal vigane, siis peale seda ma läksin Jüri Ivanovi gruppi. Aga Marti trennid iseenesest olid, põhimõtteliselt klassikaline lastetrenne. Õpetatakse väikest, mingid sööduharjutused, peaga mängimine ja siis anti palju kätte ja mängige. Siuke rohkem nagu fun siis pigem ikka? Pigem fun, jah. Ma arvan, et point oli see, et noored oleks suvitatud ikkagi mängimisest. Et ei hakanud kohe mingit tehnikat vedama peale, nagu tänapäeval noortel on. Jaa, okei. Kui vanad sa läksid Jüri Ivanovi alla? Ma ei oska sulle täpselt vastust öelda, sest ma reaalselt ei mäleta seda. Aga ma mäletan, et mingi Summer Cup oli vist esimene turniir tema all. Ja ega ma väga palju seda mänginud, sellepärast ma tegin sellest mingi pool hooaeg ka, siis ma läksin 2002 gruppi eri vanusega just, või seda eri loaga. Ja väga täpselt ei mäleta, mida ma Ivanovi gruppi läksin kausada. Okei, ja kaua, aga seda mäletad, kaua sa olid Ivanovi grupis või? Võib-olla mingi aastakene olingi, mitte kauem, aga tema all oli see, kus ma sain aru, et jõudis kohale peas, et mängid jalgpalli. Et ei olnud enam see, et sa lihtsalt nagu jooksed ringi, et ei mäleta, mis juhtus eelmine mäng, mis juhtub järgmine mäng. See oli see, kus said aru, et jalgpall on ka nagu taktikaline mäng. Mingi asi nagu klikkis võid? Veits nagu klikkis, jah. Okei, aga peale Jüri Ivanovi, kus sa siis läksid? Sa läksid sinna 2002 sellesse gruppi, nagu ma aru saan? Korra olin see 2002 ja siis läksin 2000 tagasi ja seal tuli üle ju, kus läksid Pärnu Kalev vist ja PVK läksid kokku. Ma ei tea, kas me mängisime koos, kas ma ei mäleta ise, sest ma tean, et ma tulin Kalevist PVK 2000 gruppi, aga võib-olla ma läksin vanemisse gruppi, ma ei mäleta, igast asja. Me oleme mingi aeg koos mängid küll, ma mäletan mingit mängi, kus Täksile sai lükatud 20 ja siis sina, Hendri sai, Artur Šalda ja Joonas Sild võitlesite seal nüüd väravate pärast. Aga oli tähed? Jah, siis seal see ühis gruppi treener oli Märt Siigurine. Jah, seda mäletan. Ja siis, Siiguri all ma olin põhimõtteliselt vist kuni 2016 aastane, ei 2017 või millal tuli Igor Prins tuli PVK-sse. Senikaua olin ma Märt Siiguri all. Okei, aga kui sa Märt Siiguri all olid, siis sa mängisid ikka noortes, siis 2017 sa läksid esindusse või? Nagu PVK esindusse, ma mõtlen, või millal sa PVK esindusega liitsid?
PJK esindusega ma esimesed trennid tegin siis, kui Jüri Ivanov oli nende treener veel ja nad mängisid teist liigat. Ja siis läksin meeste trenni, aga mängisin ikka nagu noorte eest. Kuigi ma sain teises liigas, siis sain 1 või 2 mängu sain nendest kirja. Ja kui nad tõusid esiliigasse, esiliiga B-sse siis oli see hetk, kus ma tegin nendega igapäevaselt trenni, aga mängisin noortes. Okay. Et mängudel käisin nendega kaasas, aga mänguaega ikka kogusin kas 4. liigas või noortes. Okay. Aga siis sa mingi hetk hakkasid PJK esinduses ka mänguaega teenima või pigem mitte? Mingi hetk ikka ju mängisid esinduses ka neil? Ja see oligi vist, kui ma mälu ei peta, siis see oli vist esiliiga B esimene hooaeg lõpupoole. See oli siis 2018 või? Jah, 2018, kus oligi see, et samamoodi lõpupoole, et polnud enam mängijaid ja tekkis nagu minu võimalus mängu saada ja tõestin ennast hästi ja siis hakkas Igor Prins mind natuke rohkem usaldama. Okay. Ja siis natukene aega peale seda sa jõudsid meie juurde ka. Kuidas see nagu üleminek toimus või? Sa mõtled nüüd nagu Vapruse juurde? Vapruse juurde? Yeah. Et tegelikult esialgu nagu ei olnudki ideed Vaprusse tulla, vaid oligi see, et mõtlesin, et PJK-ga tõusta nii kõrgele kui võimalik, et siiski koduklubi, kus ma kasutatud on. Aga siis tehkisid klubiga väiksed lahkhelid ja mõtlesin, et okei, et tahaks nagu ikkagi teha selle keskkonnavahetuse ja tõestada ennast natuke kõrgemal tasemel. Okay. Sest tegelikult ju see hooaeg, millal ma tulin, siis ju mõlemad PJK ja Vaprus olid esiliigas ju. See tulidki 2020 aasta alguses ju. 2020 ja siis, kui me ära võitsime esiliiga. Täpselt. Kuidas see üleminek su jaoks nagu oli nagu esimene aasta, siis sa said selle tiitliga, et kõige suurem edasiminek või mis see oli, või kõige parem üleminek, aga see oligi vist me ainukene üleminek see aasta, aga kõige parem oli küll ülemineku aknas, jah. See just suurim edasiminek auhinde. Jah, täpselt, võt see sama. Kuidas sa nagu selle aasta esimese Vapruse aasta enda jaoks nagu kokku võtad või? Eks algus oli ikka raske, selles suhtes, et mäletan esimest trenni, mis ma teiega tegin. Küll see, kus ma mõtlesin, et issand jumal, miks te peaksite mind võtma? Oli lihtsalt, närv oli sees, vaata mind mõttetud söödud ja ei saanud trennis kohe üldse hakkama. Aga siis oli see, kus sina võtsid, mul oli palju tuttavaid, et võtsite mind ilusti omaks ja siis vaikselt tekkis enesekindlus ka ja siis nagu hakkas üles mäge minema. Et ma arvan, et pöördepunkt oligi nagu see, kui tuli see koroona, kui oli pikk paus ja kui pidi individuaalset trenni tegema. Ja siis see oli see hetk, kus ma nagu mõtlesin ise endale, et okei, kui ma tahan nüüd midagi saada, et siis see on see hetk, kus ma pean tegema teistest nagu 2-3 korda rohkem tööd. Ja tuli minu võimalus, Georg sai kahjuks vigastada, aga et siis tuli nagu minu võimalus ennast tõestada ja peale seda ma arvan, et mul oli Taavi täielik usaldus ja sellega kasvas ka enesekindlus ja selle pealt ma arvan, et tuligi päris hea hooaeg. Okay. Selles suhtes jah, et see hooaeg oli, ma arvan, tervel satsil läks järjest üles mäge, et see koroona võib-olla isegi mingil määral aitas, sest kõik said natukene puhata, said enda asju teha ja siis tagasi tulla ja siis väga hästi jalgpalli mängida. Ilmselt võtsid stressi maha veits. Jah, täpselt. Siis tuli eelmine aasta. Siis sa, ma ei mäleta, ma mingi hetk just vaatasin, sa tegid vist, millal sa Premium Liiga debüüdi tegid? 2021 augustis vist või oli juulis? Millal ma see aasta Premium Liigas sain mängida? Kas see oli Levadia või Flora vastu või? Ei, ma mõtlen eelmine aasta, 2021. Ja ma mõtlengi, et täpselt aasta aega tagasi või? Pidi olema, no siis vist juuni või? Sest mu debüüt oli ju Flora vastu, A Le Coq'i. Seda mäletan juba hästi. Okei, aga kuidas sul 2021 aasta möödus? Vist mitte just kõige paremini, sest sa käisid päris palju oppidel meil siin. Jah, 2021 aasta algul, terve nagu ilmselt enda lollus, et tegelikult oli see, et ma selle aega pidi puhkama, et ma tegin nagu ikkagi 3 korda päevast trenni. Ja siis tuli esimene hooajaline mäng Viljandi vastu just ja see oli 3. minutil, väänasin hüpeka välja, et kõik sidemed põhimõtteliselt igalt poolt läinud ja katki, et siis sellega ma olin ju 4 kuud väljas just mina ma sain trenni mais ja siis põhimõtteliselt sain ju pooleldi kaasa teha kuni Viljandi vastu vist. Oli just Viljandi kodumäng isegi, kus ma tegelikult tundsin, et
hüppeks läks uuesti, sest nagu peale seda mängu ei olnud enam nagu hüppeks enam üldse paindumist. Aga oligi see, et kuna tahtmine oli nii suur, siis nagu ei pannud seda tähele ja proovisin edasi. Aga lõppkokkuvõttes tuli välja, et oli vaja ikka kopile minna, et mingid asjad ei olnud seda õigesti. Ja siis sellega läks nagu see hooaeg luhta, sest hooaja lõpus ma veel läksin Põlva-Opile ka, see oli nii-öelda esiliiga hooaja vigastus tegelikult, et kus luugil tõi lahti. Et põhimõtteliselt jah, et 2021 ma ei saanudki põhimõtteliselt jalgat mängida nii nagu oleks tahtnud. Et sa olid rohkem nagu opilaual ja niimoodi, et sul oli ikka päris raske aasta. Ma olin jah rohkem ikkagi opilaual ja tegelesin siin oma füsioteraapia ja kõigega. Aga see aasta ma arvan, et mina olin kaitseväes enamus ajast, aga ma arvan, et kõrvalt vaadates siis on järjest nagu ülesmägasi läinud, et alguses võib-olla ei olnud treeneri usaldust nii palju, ei saanud mänguaega, aga nüüd on järjest nagu paremaks läinud, oled põhikoosseisus ja kuidas ise nagu kokku võtad kõike? No kui nüüd algusest võtta, siis on jah see, et ega selle aasta algul oligi põhimõtteliselt esimest trenni, mis ma sain täiesti tervena teha. Ja siis ega ma ise ka tundsin, et ega ma ei olegi valmis mängima ja oligi see, et peale Kurega mängu äkki seal taliturniirile. Siis ma tundsin ka, et ma ei ole veel valmis, et ma pean seda nimel ikka väga palju tööd tegema. Ja oligi see, et ega treeneri usaldust ka ei olnud nagu, aga ootasin oma hetke ära ja nüüd mingi hetki oligi see, et polnud lihtsalt kedagi panna ja pandi mind mängu ja arvan, et ma sain päris okeilt hakkama ja vist teenisin Kalassi usalduse mingil määral välja. Selles suhtes, et nagu tuletab võib-olla siis, ma ei tea, endale 2020 aastat meelde, kus samamoodi, et on vigastatud mängi, aga sa oled ise terve kogu aeg, siis sa saad nagu, lähed väljakule, tõestad ennast ja saad selle nagu põhikoosseisu koha nagu endale mõneks ajaks, aga siis pead jälle võitlema hakkama sellest, et sest kui nüüd vaadates, kes meil kõik tagasi võivad tulla vigastustes, siis läheb see nagu konkurents kohtade peale päris nagu huvitavaks, mis on alati nagu hea tiimi sees, et see konkurents püsib ja vennad võitlevad oma kohtadest. Et jah. No eks see tõstabki taset selles suhtes, et ongi see, et kui mul oleks nii, et see koht oleks rahumeeli olemas, siis ma lihtsalt ägaks mugavustsooni ja enam ei areneks. Jaa, täpselt. Aga kui keegi kogu aeg hingab kuklas, et tulen ja võtan, et siis ta ju pead ise ka kogu aeg juurde panema ja trennis pingutama selle võrra rohkem kogu aeg. Jep, täpselt. Kuidas tiimi nagu, selles suhtes tiim käis üle ikka päris suure muutse nüüd see aasta, et eelmise aasta oli Taavi Midembrit meil peatreener, Siim-Sten Palm ja mängijad olid ka täiesti teistsugused, kes see aasta on, et kuidas nagu sulle siis on meeldinud või mitte meeldinud või kuidas kõik on kokku sulandunud või kuidas üldse nagu kokku võtad seda kõiki uusi mängijaid, uusi treenerit siis? Treenerit, no ma ütleks, et eelmine aasta oli kindlasti nagu seda professionaalsust nagu selle võrra vähem. Et muidugi see oli parem, et meil oli nagu mitu treenerit enne, et abitreener ja peatreener. Aga ma arvan, et see aasta on lihtsalt asi selles, et meil on tulnud nagu mängijad, kes tahavadki saada profijalgpalluriteks, kes tahavad olla profijalgpallurid. Ja selle pealt ongi ka tase tõusnud ja see professionaalsus nii-öelda satsis. Ja kogu see suhtumine on nii-öelda muutunud nagu paremaks, et isegi siis, kui tulemust praegu väga tulnud, siis suhtumine trennis ja trennide nii-öelda intensiivsus on ikka tunduvalt kõvem, kui ta oli seda eelnädal aastal. Selles suhtes, et rääkisid suute kuttidega ka, siis kõik ütlevad, et ikka meie trennide nagu intensiivsus on selline, mida mujal väga ei tehta, mis on nagu hea, vahepeal võib-olla ei ole kõige parem, sest jalad on ikka päris kotis peale rasket nädalat, aga eks ta nii ongi. Et jah, kuidas oma tulevikku kirjeldaksid? Kas sa tahad profijalgpalluriks saada või mis mõtted sul peas endal kõlguvad nagu? Sest sa tahad ju, ma tean, et sa tahad kooli ka minna, eks nüüd Tartus, et üleüldiselt, et mis nagu mõtted sul või mis eesmärgid sul endal on pandud nagu jalgpallurina, kas sa tahad jalgpalluriks jääda, kas sa tahad profijalgpallur olla? No ma tahaks ikkagi mängida nii kaua, nii heal tasemel ja tõusta järjest kõrgemale, kui mul on võimalik. Et kooli ka nagu kuhugi, aga lihtsalt selles suhtes, et
füsioteraapia on niisugune asi, mida ma olen tahtnud nagu õppida gümnaasiumi lõpus saati ja jalgpalluriamet on ka niisugune, mis on olnud 7-aastast saati nii-öelda unistus ja praegu ma nii-öelda elan seda unistust mingil määral. Et eesmärk oleks ikkagi mängida võimalikult kaua, võimalikult kõrgel tasemel, aga alati on ka see, et haridus peab olema. Et see kool tuleb ka läbi käia ja kui seda on võimalik profi jalgpalluri elu elada kooli kõrvalt, siis on väga hästi. Aga kui tuleb teha valik, siis see valik tuleb raske. Selles suhtes, et pigem jääks ikkagi jalgpalluriks, aga kutsumus on ka siuke, et füsioterapeudi amet on ka minu jaoks nagu väga austusväärt amet ja mida ma tahan ise ka kunagi teha on kindlasti Pärnus ja Pärnus parandada seda nii-öelda sportlaste füsioteraapia võimalusi ja taastusravi. Okay. Et selles suhtes, et kooli kõrvalt või õigemini jalgpalluri ameti kõrvalt on selles suhtes, ma ei taha öelda, et on palju vaba aega, aga kui sa mõtled siis teiste töökohtade peale, siis meie tööpäevad saavad 2 läbi umbes, et 1-2 hommikul teed trenni ära ja siis on päev vaba, et kool nagu kaugõppes ei ole või isegi kui sa lähed niisama kooli või kaugõppes, siis kool on päris siuke händel asi, ma arvan, et see ei tohiks kõige raskem asi olla, aga eks meil paljud käivad ju tegelikult koolis, Uku käis ju, Reno käib praegu, Limpa, Rasmus Ilves käis ju, et saavad hakkama küll ja et ma ei näe põhjust, miks ma ei peaks saama. Täpselt. Tulles jalgpalli juurde siis tagasi, et paar huvitavat küsimus sulle. Alustame siis sellest, et kes näiteks noorteklassis oli kõige parem tiimikaaslan sul? Või kellega sa tundsid kõige mugavamini, kellega mängida? Noorteklassis? Ma arvan, et noorteklassis kõige parem mängija, kellega ma sain mängida, oli Henri Sai. Sellepärast, et siis kui mängisin keskvälja, siis oli jube lihtne taktika, et pane pikk ette ja ta jookseb. Ta jookseb ära, lööb ära ja tähistad ja kord sama asja. Kes oli kõige raskem vastane, kui sa üldse mäletad niimoodi? Sa mõtled noortes? Noortes, praegu noortes, jah. Noortes kõige raskem vastane. Siis kui me väga noored olime, siis Ronaldo Diisma kindlasti. Siis mängisime Vändra vastu ja siis see vend üksinda kõmmutas meile väravidest. Nagu praegudki ta teeb seda. Jah, sest noortest oli vastane ja nüüd on meeskonnakaaslane, nüüd on tuima mets teine. Lähme siis natukene kõrgemasse sellesse, et kes oli või kes on olnud kõige parem tiimikaaslane, kellega sa mänginud oled, kellega kõige mugavam on tulnud väljaku peal just? Kõige mugavam tiimikaaslane? Tšuke, et käib niimoodi ja see klikib nagu temaga. Ma arvan, et see äärekaitsena ma pean ütlema, et see on vist Reno Mark, sellepärast, et kuna Reno on ka ise mänginud seda kohta ja üldse nagu me mõistame Renoga üksteist päris hästi, et siis Renoga on alati see, et kaitsetöös ta nagu mõistab juba hästi aidata ja ründes on ta ka nagu väga hea, et ta on alati toetuses olemas ja temaga nagu kuidagi see klapp on väga hea. Okay. Kõige raskem vastane, kelle vastus mängida. Ma ei tean seda vastust juba vist. Ma arvan, et enamus vapruspoisid teavad seda vastust, aga selleks kahjuks on Karl Udolf õigus. Sellepärast, et see oli vist esiliigas esimene mäng, kui ma sain põhis olla Levadia vastu ja see sõber loputas mind nii koledalt, et siiamaani näen see tunnes. Kõige parem treener, kes sul olnud on läbi aegade? Kellel sa kõige rohkem kellel sa kõige rohkem oled enda meelest arenenud, kelle kõige motivatsiooni saanud? Nagu ma ütlesin, siis Ivanovi ajal käis mul see klikk. Ilma Mart Paumeta ma ei oleks jalgpalli ilmselt läinud, aga kõige suurem jalgpalliline areng ilmselt toimus Igor Printsi ajal. Sellepärast, et tema isegi mind pani äärekaitsesse ja tema isegi mind hakkas seal nagu vormima ja õpetama, et kuidas on kõige paremini hakkama saada. Ja siis järgmine oli Taavi, kes aitas mul aste kõrgemal kohaneda ja ka igasugu tippe ja nippe anda. Võt sellest mul enne rääkida, et tuleme võib-olla korraks selle juurde tagasi, et kuidas sa ju mängisid tegelikult nagu siukest keskväljal vähe ründavamat rolli, et kes tahab minge vaadake Raneti Instagrami, tal on päris ilus värav sealt, vaadaks see üle, see on päris normaalne asi, mis ta tegi seal. Aga kuidas sa nagu sealt siis keskväljakult üldse äärekaitse said, et miks Print sinna pani või mis teema täpselt sellega oli?
Vot ma täpselt ei teagi, miks ta nüüd sinna pani, aga no teine aasta oli point selles, et lihtsalt oli äärekaitset vaja ja küsis, kas ma tahan ja noh, ilmselgelt, kui sul pakutakse mänguaega, siis sa võtad seda vastu, vahet pole, kus sa mängid. Aga ma arvan, et kuna BJK-s tol hetkel olid keskväljal Karmo Valk, Igor Mohhov ja Ženja, et siis mul oli nagu väga raske sinna kahesesse keskpooliku liini mahtuda. Ja siis ma arvan, et ma isegi võtsin seda otsuse vastu, et mängida siis äärekaitset ja teenida mänguminutid. Et kõige tähtsam ikkagi mängijad ongi mängimine ja mänguminutid. Jep, täpselt. Ehk siis nagu tavaks meil iga episoodi lõpus on vaatajamäng ja täna paneme Raneti tegema kätekõverdsi. Nii et pakkuge, mitu kätekõverdust suudab Ranet 30 sekundi jooksul teha. Tore on jälle tagasi olla ja neid podcasti osasid teha ja jälle jalgpalli mängida. Ja aitäh ka Ranetile, et ta tuli mulle külla. Ja aitäh. Palun. Ja aitäh vaatajatele ja varsti näeme jälle.